aga mis hetk oli see, kus sa avastasid, et oota, et nüüd on Eesti nii-öelda see koht, kus tahaks elada? Ja miks? Võib-olla, kui ma sattusin tööle kooli. Okei. Siis ma ei pannud ise seda tähele, vaid minu vanemad tulid mulle külla ja ma kutsusin neid kooli ja kohtusid õpilastega ja kohtusid õpetajatega ja õpilased tulid meile koju külla ja koor lauldis neile ja väga palju asju tegime koos. Ja kui nad lahkusid lennujaamas, isa ütles, nüüd ma saan aru, miks sa ei taha siit ära tulla. Äge. Ja tal oli pisar, aga ta sai aru, ja nad elavad kaasa kogu seda Eesti elu väga lähedalt, ja nad armastavad Eestit ka. Aga ta sai aru, et seal oli miski, mis võib-olla hoiab siin. Ja. Kuigi Eesti või eestlased, ma ei tea, on ka midagi muutunud võrreldes selle esimese ajaga, kus mina tulen. Ja palju on head, aga mulle tundub, et on ka ohumärge, aga nad ei pruugi olla seotud Eestiga, võib-olla see on laiemalt ühiskonnaga seotud või maailmaga. Tead, mis mul tuli üks mõte? Mulle tundub, et ma võin sulle öelda, mis on. Sa võid öelda, mis minu mõte on? Ei, mis minu mõte oli, ma võin pärast öelda. Minu mõte on see, et mulle tundub, et sinu isa sai aru sellest, et sind on vaja Eestisse, et sinu sugust inimest on tegelikult siia vaja. Ma ei tea, kas sind on vaja, vaid et sind tahetakse. Kunagi üks meie kooliõpetaja, üks teatriõpetaja ütles mulle, et armastada tähendab panna kedagi teist tundma, et on vajalik.